Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Soome autoralli meistrivõistluste etapiks olnud Kitee ralli on lõppenud ja lõppenud on ta nii, et ainsa eestlasena stardis olnud Patrik Enok sai teise koha. Kogu ralli kulges ühtses rütmis, Esa-Pekka Lappi oli kindel liider, Enok teine, Lauri Joona kolmas. Sõideti kokku 8 kiiruskatset, 8 kiiruskatsest 7 olid sellised, kus Enok oli teine ja vaid korra langes ta siis kolmandale kohale, aga kokkuvõttes see suuri muutusi ei toonud, nii et ralli lõppedes olid vahed ka 3 esimese vahel selged. Enok kaotas Lappile 24 sekundiga ja Lauri Joona omakorda Enokile 20 sekundiga. Pealtnäha siis ralli võib-olla kõige põnevam ei olnud, sõitjate arvamus kindlasti on teistsugune ja nüüd kohe vaatamegi, kuidas Patrik Enok ise sellest rallist räägib ja mis tundeid see temast tekitas. Nii, Patrik Enok, kas oli siis sõitja seisukohast ka nii ühekülgne ja igav ralli või auto aknast paistis asi teistmoodi? Ei, pigem ikka oli nagu põnev, et võib-olla jah, see üldseis nagu püsis kogu aeg samana, aga ei, sest oli ikkagi, katsed olid üsna tehnilised ja kohati väga-väga kiired, et tööd oli ja meie õnneks nagu kõik läks sujuvalt, et ei tekkinud mingeid takistusi. No ralli käigus, ütleme, need vahed stabiilselt suurenesid sinu ja Lappi vahel ja omakorda siis sinu ja Joona vahel. Et kummale sa rohkem keskendusid, kas sellele, et ikkagi üritada Lappit püüda või sellele, et Joona rünnakuid tagasi tõrjuda? Ma ütleks üldse, et see nädalavahetus oli selline täiesti teistsugune nagu lähenemine, et pigem keskendusime ainult enda asjale, et väga neid aegu ei vaadanud. Okei, mul katse lõpust muidugi öeldi, et mis see vahe Lappiga oli ja selle järgi ma siis sain aru, et kas on hea või on halb või kas peaks juurde panema. Et ma ütleks, et see nagu toimis väga hästi selline lähenemine seekord. Ja mille üle saab nagu rahul olla on see, et vahe oli kogu aeg stabiilne Lappiga, et kui võtta see kaotus sekundile või kilomeetrile kaotus, siis see oli kogu aeg ühtlane ja selles mõttes nagu pigem ma ütleks, ma olen rahul ja võib-olla Joonalt ootasin natuke rohkem seda head tempot, aga ju siis me seekord olime paremad. No kirjelda natuke neid ralli olusid ka, et kui kiire, kui tehniline see sinu nägemuses oli? No ikkagi ütleme, esimese päeva poole katsed olid nagu pigem hästi kiired, kuigi jah, seal oli ka tehnilisi lõike, aga nad olid võib-olla rohkem klassikalist Soomet, aga siis need viimased 2 katset olid ühed nagu võib-olla raskemad või tehnilisemad, mida ma olen siiamaani nagu kogenud, et eriti just viimane katse, et see oli nagu, ta oli ühest küljest nagu kiire, teisest küljest väga tehniline ja hästi palju, hästi väikse aja kogu aeg juhtus, et seal rütm pidi hea olema ja pidid seda pidamist ja kõike nagu usaldama, et kuigi jah, jälle see pidamisega oli ka nii, et mingid kohad olid väga, väga hea pidamisega ja mingid ei olnud üldse nii heaga ja siis oli lahtist ja siis hommikupool oli ka nagu niiskust, et selline pidid sõitma nagu sellise pidamise piiri peal kogu aeg, kui tahtsid nagu kiiresti sõita ja ma ütleks jah, et see viimane katse oli kindlasti üks keerulisemaid, mida ma olen sõitnud. No kuidas sa nüüd kokku võtad? Siis 6 aja jooksul oli sul 3 rallit, 2 MM-rallit ja nüüd see Soome meistrivõistluse etapp otsa. Kuidas sa ise tunnetad, kas nende kilomeetritega, mis sa said sõita, kiiruskats kilomeetrit kokku tuli ju väga palju selle 6 aja jooksul, toimus mingisugune areng või olid need piisavalt erinevad sõidud kõik, et seda sellist ühtset arengut on siin raske nagu välja tuua? No ühtselt võib-olla on jah keeruline, aga pigem ikkagi on nagu paremaks läinud see asi, et kui me võtame nüüd siis viimase SM-i sõidetud Jyvaskyla ralli, selle kaotuse ja võrreldes siis selle kaotuse nüüd või siis seal Kide rallil, siis sealt on näha see vahe, et see on ju väiksemaks läinud Lappiga ja täna olime ikkagi tempos temaga, et see lihtsalt iga katsega see vahe nagu natukene kasvas. Et selles mõttes kindlasti on tempos mingi areng ja võib-olla ka vaimselt on nagu need MM-id kuidagi toonud välja võib-olla mingeid nõrkusi, mingeid tugevusi ja siis nüüd sai neid nii-öelda nagu siis lihvitud, et ma usun, et see teine koht ja üleüldiselt see ralli nagu tõstab sellist enesekindlust ja üleüldist moraali. Kuidas nüüd edasi minna? Ma tean, rahvas kogub raha sulle, et saaksid siin sõita asju, aga ütleme praeguseks nüüd on selline tihe periood läbi, saab natuke hinge tõmmata, aga mis see hooaja
lõpp endast siis sinu jaoks kujutab? No hetkel on nagu pigem see lahtine, et selles mõttes me sõidame kindlasti midagi, aga ma ei oska veel öelda, et mida ja kus. Et eks see sõltub nüüd järgmistest nagu nädalatest, et peame natukene, kõigepealt puhkame natukene, siis peame nagu aru ja siis vaatame, kus need teed hakkavad meid viima. No me rääkisime ralli eel Soome meistrivõistluste medalist, et kas selle pronksi nüüd kindlustasid vist ära? See peaks olema tõesti kindlustatud ja ma hommikul punktitabelit vaadates natuke imestasin, et me oleme Lauri Joonast vaid 1 punkti kaugusel, et minu arvutuste järgi me peaks nagu kaugemal olema, aga ma täpselt ei oska nagu seda kommenteerida, aga 3. koht peaks olema nüüd kindlustatud, jah. Aga kas see näeb seda, et kui võime hõbedat ka võtta, et ikkagi peaks viimasele etapile seal septembri lõpus ka minema? No selles mõttes, kui mingit plaane nagu ei muutu, mingeid muid sõite sinna vahele ei teki, siis ikkagi läheksime sinna Porvosse kohale ja siis tuleks nagu seda teist kohta ikkagi püüda, et see oleks eesmärk, jah. No ütleme, rallispordis üldse see meistrivõistluste medalite teema ei ole võib-olla nii klassikaline, nagu ma ei tea, kergejõustikust tuled Eesti meistrivõistlustel hõbedale või pronksile või ma ei tea, või korvpallis või ükspuha mis alal. Kui tähtis sinu jaoks, sa oled noor võidusõitja, et võib-olla see ka Soome meistrivõistlus on ta hõbe või pronks on ikkagi ka nagu olulisem? Kindlasti on, et ma arvan, et võib-olla kohati nagu laiale ringkonnale võib-olla nad ei nagu, kus ma ütlen, see ei jõua nii palju kohale, et pigem vaadatakse nagu ühte tulemust, aga tegelikult CV-s on ikkagi hooaja kokkuvõttes neid häid nagu tulemusi ja pedestali kohti, siis tegelikult see nagu näitab sellist mingisugust ühtsust, et okei, meil siin SM-il see aasta ei ole olnud nagu rivi kogu aeg täpselt samasugune, aga siiski, kui me võtame kas või Lauri Joona, kes on meistis 1 etapi rohkem sõitnud, aga ülejäänud etappidel peale Artiku oleme tast eespool olnud, et me oleme ikkagi midagi oleme õigesti teinud ja oleme olnud stabiilsed, et minule läheb ta kindlasti korda, et kui hooaja kokkuvõttes saad ka kuskil nagu pedestali kohal olla. Ja poleks ju paha olla seal Lappi ja Joona vahel või seal kuskil seal niisuguses positsioonis? Ei, kindlasti mitte, et ma arvan, et täna ongi põhimõtteliselt oleme Esa ja Pekka Lappi taga, siis võid ju rahul olla. Oleks täna olnud 3. Lauri Joona taga sama vahega, mis tema siis meie taga oli, siis ma arvan, et ei oleks nii rahul olnud, et Joona on üldiselt olnud ikkagi see hooaeg meil hea mõõdupuu ja oleme temaga kogu aeg olnud ühes augus, et lihtsalt seekord suutsime midagi paremini teha, et see jällegi näitab võib-olla siis mingisugust arengut meis. Õige, edu sulle! Aitäh!